Tere, mul on väga hea meel tervitada stuudios Johanna Rodimat, Riigikantselei Innovatsioonifondi projektijuhti, kes just äsja lõpetas Ragnar Rukse instituudi magistrantuuri cum laude. Palju õnne! Aitäh! Mina olen Ragnar Rukse teadur Peeter Vihma ja mul on hea meel sinuga rääkida täna. Sa panid oma õpingutele punkti magistritööga, ma loen selle pealkirja ette. Mitmetasandilised otsustusprotsessid ja nende legitiimsus kriisijuhtimise kontekstis. Eesti koolide sulgemise näide COVID-pandeemia ajal. Ma olen seda tööd lugenud, see on hea töö. Alustaksime võib-olla sealt, mis sa oma töös avastasid? Jaa, ma kõigepealt võib-olla hästi lühidalt, see pealkiri on küll väga pikk ja põhjalik, aga ta võib-olla väga hästi inimkeeli ei võta seda tööd ja selle sisu kokku, et ühesõnaga ma uurisin oma töös siis kriisijuhtimist haridusvaldkonnas, võtsin konkreetse näite COVID-kriisi põhjal ja kitsendasin omakorda veel skoopi sellega, et mina vaatasin siis tõesti COVID-pandeemia ajal suleti koole erinevates lainetes, saadati koole distantsõppele ja vaatasin siis sellega seotud otsustusprotsesse ja eelkõige siis sellest vaatast, et kes nende otsuste taga olid, millised osapooled, mis oli nende roll ja siis kuidas see otsustusprotsesside iseloom siis nende otsuste legitiimsust mõjutas. Ja selle töö peamine järeldus oli see, et kriisides üldjuhul tekib ühiskondlik ootus sellisele kesksele, tsentraliseeritud tugevale juhtimisele. Ja see on paljuski põhjendatud sellest, et kriisides on üldjuhul vaja reageerida kiiresti, on vaja teha otsuseid, hästi palju on hirmu, ebamäärasust, aga teisalt see ei pruugi alati kõige efektiivsem olla. Eriti sellises valdkonnas nagu haridus, kus meil on väga palju ka selliseid nii-öelda mitteametlikke osapooli, ehk siis kogu kooli kogukond, lapsevanemad, õpilased, õpetajad, erinevad huviliidud, siis selliste osapoolte kaasamine on tegelikult ka hästi vajalik ka kriisiolukorras. Et selle minu uuritud kaasuse näitel tegelikult neid huvigruppe otsustusprotsessides väga ei kaasatud üldse. Pigem informeeriti, aga teisalt tõesti neil on oma teadmised, kogemus, mis on väga väärtuslik ja võimaldab kriisides õppida. Et see oli võib-olla selline nagu põhiline järeldus, kuhu ma jõudsin. Kriisijuhtimine ja kriisidega hakkama saamine on praegu üldse ühiskonnas niivõrd oluline teema, eriti just riigi juhtimise juures, eks ole, et meil on nagu need väga palju erinevaid üksteisega seotud kriise ja näha on, et midagi kergemaks ei lähe. Et selles osas on ilmselgelt väga relevantne kõik see päevakajaline, aga kuidas sa selle teemani jõudsid? Selle taust on selline, et kui mina lõpetasin bakalaureuse, siis kutsus meie instituudist Tiina Randma-Liiv mind osalema, siis, kuna ma tulin ka siia magistrisse õppima, ühte rahvusvahelisse Horizoni teadusprojekti nimega Robust, mis uuribki siis kriisijuhtimist, aga võib-olla nagu sellises võtmes, et kuidas läbi kriiside sellist võib-olla nagu innovatsiooni ja nende kriiside kaudu õppida niimoodi, et me ehitaksime peale kriise sellise vastupidavama ja võib-olla uuendusliku süsteemi. Ehk siis see kriisi õppimine on mul magistriõpingute algusest saadik mind nagu saatnud selle teadustöö raames ja sealt see kuidagi välja kujunes, et ma tegelikult Eestis vaatasin seda kriisijuhtimist siis natukene laiemalt. Ja sealt sündis see teema lihtsalt seetõttu, et see haridusvaldkond oli nagu hästi põnev. Seal tegelikult, ma ei tea, kui keegi mäletab, siis tegelikult nende samade distantsõppe otsustega juhtus nii, et 2021. aastal siis sügisel, kui enne oli keskvalitsus koole sulgenud, siis otsustusõigus anti nii-öelda koolidele ja kohalikele omavalitsustele. Ja sellega kaasnes palju segadust, palju arvasaamatust, palju vaidlusi, millest mõni isegi lõppes kohtukaasusega. Et see oli lihtsalt nagu hästi huvitav ja keegi ei olnud seda sellises vaates uurinud ja ma küll ise ei ole kunagi haridusvaldkonnas töötanud, aga kuna ma olen haridusvaldkonnas ise olnud nüüd juba 17-18 aastat, siis see kuidagi kõnetas mind ja nii ta läks. Väga hea, räägimegi sinust hariduse maailmas. Et ma tean, et sa ei läinud alguses õppima mitte avalikku haldust, vaid matemaatikat.
et kuidas see niimoodi juhtus, et sa valisid teise eriala? Jaa, vastab tõele. Ma läksin, kuna ma lõpetasin sellise reaalkallakuga gümnaasiumi, siis minu jaoks oli hästi loogiline minna jätkata seda teekonda ja ma läksin siis Tartu Ülikooli matemaatikat õppima. Sain seal kohe üsna kiiresti aru, et see valdkond mind tegelikult üldse ei kõneta. Ja tegelikult mulle sellised ühiskonnateemad, kooli tasandil me õpime ajalugu ja ühiskonnaõpetust, mis võib-olla on kõige suurem puutumus ka selle avaliku haldusega, oli mind alati huvitanud. Kui ma siis Tartust ära tulin ja uut eriala valisin, siis ma lihtsalt lähenesin niipidi, et ma vaatasin nende erialade sisse neid õppeaineid. Ja sest, et see eriala nimi avalik haldus ja riigiteadused, mis meil siis bakatasandil on, ega ta nagu tegelikult väga palju ei ütle, et ta on küllaltki lai. Ja vaatasin sinna sisse ja see tundus hästi huvitav, hästi mitmekesine. Seal oli väga palju erinevaid aineid ja valdkondi meil seotud. Ja nii ta läks, ega mul muud nagu sellist alust peale selle ei olnud ja tegelikult ega ma seda üldse ei kahetse. Et niipidi lähenemine tundus ja tundub siiamaani oli nagu väga õige. Aga kuidas sa tagantjärgi vaatad, et kui erinevad näiteks bakalaureuse ja magistri siis programmid või see õppimine siin Nurkses olid? No nagu ma juba vihjasin, siis tegelikult bakalaureus oli küllaltki laiapõhjaline, et muidugi peamine see fookus oli kindlasti avalikku haldust puudutavatel teemadel, aga tegelikult meil olid aineid õigusteadusest kuni statistikani välja, et tõesti katsime nagu väga palju teemasid, mida tuleviku vaates kindlasti ka moel või teisel tööle minnes nagu saab rakendada. Magister on nagu palju spetsiifilisem, ehk siis me ikkagi keskendusime ainult avaliku sektori juhtimist ja innovatsiooni, sest avalikku haldust puudutavatele teemadele. Ja võib-olla see teine selline erisus on see, et kui bakalaureus, nii nagu ma ise ka, tulevad ikkagi enamjaolt inimesed otse gümnaasiumist, ehk siis ikkagi peamiselt on fookus teoorial ja sellisel nii-öelda tublil koolilapse õppimisel, siis magistris on meil ikkagi enamjaolt inimesed, kes on kas ise avalikus sektoris juba kas pikemalt või lühemalt töötanud või puutuvad igapäevaselt avaliku sektoriga kokku. Ehk siis see lisaväärtus on kindlasti sellele, et need tudengid jagavad omavahel kogemusi, praktikat, et me ei istu siin ühiselt koos ja ei loe õpikuid ja ei pane kõike kohe lihtsalt paberile, vaid et me nagu päriselt räägime üksteise kogemusest, püüame seda rakendada, kõiki neid teadmisi, et selles mõttes see dünaamika on ka nagu tudengite ja selle nii-öelda klassiruumi osas natukene teine. No nüüd sa töötad ise Riigikantseleis, ma ei tea, kui kaua sa seal oled juba olnud? Ma olen ikkagi staažikas töötaja, natuke rohkem kui 2 kuud. Okei. Aga kui sa töötasid või õppisid koos praktiseerivate ametnike või nagu siis bürokraatidega, et kuidas see hilisemalt elus oli see kasulik, tekkisid seal mingisugused võrgustikud või peensõna võrgustik, lihtsalt sõprussuhted, tutvused? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et Eestis muidugi ükskõik mis valdkonnas on väga keeruline mitte tekitada võrgustikke, et selles mõttes see on meie väikeriigi võlu. Jaa, muidugi. Ja ma arvan, et see on võib-olla selles mõttes mulle keeruline vastata väga põhjapanevalt praegu, sest et üldjuhul need võrgustikud hakkavad nii-öelda kasu taastootma kindlasti ka nagu aastate keskel, aga ma juba praegu tegelikult näen, et erinevatest valdkondadest inimesed, et kui sul on vaja midagi küsida või arutada või lihtsalt tahad kokku saada, siis sellel on jah, kindlasti nagu suur väärtus. No see praktika ja teooria ühindamine, eks ole, et loomulikult Nurkses üritatakse seda teha, aga mõnikord võib juhtuda ülikoolis nii, et õpid mingit valdkonda ja siis lähed tööle ja avastad, et päriselu, nii-öelda päris praktika on hoopis midagi muud või seal on mingid nüansid, mida ei teadnudki. Et kuidas sinul see töö ja õppimise ühildamine ja see hilisem siis nüüd tööle minek sujus? See on kindlasti minu enda isiklik seisukoht on selline, et ma tegelikult ka oma bakaõpingute kõrvalt töötasin ja ma arvan, et sellises valdkonnas ja sellisel erialal nagu meil on, nagu ma ütlen, et on küllaltki laiapõhjaline ja puhtalt, see käib jällegi muidugi ükskõik millise valdkonna kohta, aga mulle tundub, et avaliku halduse puhul eriti
ainult nii-öelda õpikuteadmisest ei piisagi ja sa kuidagi, sul on vaja seda kogemust sinna kõrvale. Ja sellepärast ma arvan, et minu jaoks oligi hästi suur väärtus ka sellel, et ma bakas ja tegelikult magistriõpingutes ka, kas siis avalikus sektoris või avaliku sektori asutustega oma tööalaselt kokku puutudes, sain kogu aeg mingis mõttes oma peas luua neid seoseid ja seda nii-öelda silda teooria ja praktika vahel. Ja ma arvan, see on midagi, mida väga teadlikult ja mulle tundub, et edukalt siin instituudis kuidagi õpetatakse ka seda oskust jällegi see õpik ja päriselu siis kokku tuua. Alati see puhtakujuliselt ei õnnestugi, aga et sul säilib mingisugune selline ja tugevneb mingi nagu kriitiline mõtlemine selles osas, et kui ma midagi teen, siis ma võib-olla mõtlen, et kuidas mulle teadus ütleb, kuidas seda asja võiks teha või teisipidi, kui ma midagi loen, mõtlen mingisugusele päriselulisele näitele, kas see päriselt ka nii on, et selles mõttes ma arvan, et see on nagu kahepoolne ja kindlasti soovitan kõigil, kes kas siis bakas või magistris üldjuhul kõik niikuinii töötavad, et kuskilt otsast nagu kas või väikse koormusega kindlasti tööalaselt ka midagi teha, sest et see lihtsalt annab nii palju juurde. Ja mina tunnen ka siin töötades, kuidas see praktika ja teooria nagu tihe side on nagu väga suur väärtus. Aga nüüd olles ise praktiseeriv bürokraat Riigikantseleis, et siis sa sealt tõenäoliselt näed mitte ainult oma asutust, vaid ka muud osa Eesti avalikust haldusest, et on sul endal juba oled sa jõudnud mingisugusele kaemusele, et mis toimub päriselus, millised on need väljakutsed, millega tuleks tegeleda praegu, millega sa tahaksid tegeleda? Ma arvan, et suures pildis esiteks muidugi hetke eelarvega seotud teemad paratamatult ükskõik millises haldusalas on nagu väga oluliselt pildis. Meil ressurssi napib ja jääb üha vähemaks, eriti nagu hetke kontekstis. Samas tegelikult me teame seda, ja see on aastate lõikes mitte ainult hetkel, et kodanike ootus avalikele teenustele ja selle kvaliteedile kogu aeg tõuseb. Nii et ma arvan, selline nii-öelda efektiivne ja tark juhtimine olukorras, kus tegelikult sul vahendeid väga palju ei ole, on aktuaalne ja see tegelikult ei ole ainult hetkeolukorraga seotud, et me oleme väike riik. Me oleme õhuke riik, meil on vananev rahvastik, et me sellise efektiivsuse teemaga peame niikuinii, ma arvan, et väga palju aastaid veel tegelema ja see ei kao kuhugi. Aga teisipidi, mida sa juba natuke välja tõid ka, et kui tulla tagasi alguse juurde, ehk siis mu magistritöö juurde ka, siis kindlasti need viimaste aastate kriisid ja sellega seotud väljakutsed ja kriisivalmidus on mingi teema, mida ma näen kindlasti Riigikantseleil on siin ka nagu juhtiv roll suuresti, aga ma lihtsalt näen, et see on midagi, millega tegeletakse ja kui kriisidest midagi positiivselt välja tuua, siis kindlasti on see, et ta toob välja mingisugused süsteemsed nõrkused ja ka tugevused. Ja ma loodan ja ma tegelikult usun, et väga paljud avaliku sektori asutused on seda sisekaemust teinud ja on tulnud õppetunnid kriisidest ja kui peaks juhtuma mingi uus kriis, mida me keegi kindlasti ei looda, aga paratamatus on see, et kriisid on ka osa sellest juhtimisest ja eks neid ikka ette tuleb, siis me oleme paremini valmis kui enne. No sa kasutasid selliseid sõnu nagu sisekaemus, uuenemine. Need on kõik puudutavad natukene seda valdkonda, kus sa ise töötad, eks ole, et see on innovatsioon, see on nagu selliste uute põhimõtete sisse toomine, et kui kerge või raske see on ja mida võiks Eestis selles osas veel nüüd teha või mõelda või oskad sa selle kohta midagi öelda? Ja see on üks väga hea küsimus, millele me Riigikantseleis iga päev otsa vaatame ja millega me väga innukalt tegeleme. Just täpselt see sama küsimus, et innovatsioon ühtepidi teda peab kuidagi sellise katusena nagu juhtima ja võib-olla eest vedama, aga teisipidi see võimekus innoveerida peaks tegelikult olema igal asutusel selleks, et see oleks jätkusuutlik, on ju. Ja siis meie ülesanne ja selline roll ongi mõelda läbi, et me hetkel siis Riigikantselei Innofondist siis rahastame, toetame, hoiame kätte sellistel
keskmise mahukusega innovatsiooniprojektidel, kus siis moel või teisel siis nutika spetsialiseerumisega valdkondades siis tahavad kas siis ministeeriumid või allasutused näiteks innovatsiooni teha, aga näiteks kui ma mõtlen meie õpingutele ka, siis avaliku sektori innovatsiooni poole pealt just näiteks küsimus, kas näiteks võiks missiooni juhtida või milline üldse on ju bürokraatia roll innovatsiooni toetamisel, et need on kõik sellised küsimused, millele minul kindlasti ühest vastust hetkel ei ole, aga see on midagi, millega me tegeleme ja jällegi ma arvan, et praeguses olukorras ja mõtleme igasugustele andmeteemadele ja tehisintellektile, riigil peab olema ka see võimekus ja oskus neid nutikaid lahendusi efektiivselt kasutada ja sealt kindlasti sünnib ka palju innovatsiooni, et eks ta on niisugune nagu muutuv aeg ja kindlasti alati sünnib ka sellisest teatud mõttes kitsikusest või nappidest vahenditest palju innovatsiooni, et ma arvan, et selles mõttes on ka põnev jälgida seda praegust avaliku sektori seisu, et kuidas ta edasi areneb. No ja võib-olla siin veel selline nüanss selle uuenduse või innovatsiooni juures on, eks ole, et erinevate valdkondade omavaheline koostöö, eks ole, et just äsja rääkisin Prantsuse sellise missioonijuhiga, kes kirjeldas, kuidas näiteks insenerid, juhid, ettevõtete juhid ja avaliku sektori bürokraadid siis peavad koos seda mingeid ühiseid ülesandeid lahendama selleks, et see uuendus tõepoolest nagu ellu ärkaks ja kannaks vilja. Et kuidas sina näed Eestis seda koostööd arenemas? No jällegi, kui ma võtan nüüd puhtalt oma selle koduse riigikantselei, siis tegelikult valitsuskeskusel nagu riigikantselei on ühtepidi nagu hästi tugev selline koordineeriv roll ja seda me püüame ka teha. Eestis sellisest silostumisest on ju aastaid räägitud, jällegi see on mingi teema, mida me ka oma õpingute vältel kogu aeg kuidagi siuke taustateema, mis alati igasugustest muudest valdkondadest läbi voolas, et sellest nagu üle ega ümber ei saa. Ma arvan, et see koostöö ja koordineerimine on tugevnenud ja jällegi võib-olla kriisid on siin ka teatud mõttes olnud selline nagu kiirend, et jällegi me nägime COVID-i näitel, et kuigi ma võib-olla oma magistritöös jõudsin kohati sellele järeldusele, et see koordineerimine alati väga hea meil siiski ei ole, siis teisipidi tegelikult meil oli nii palju asutusi ja valdkondi, kes pidid väga kiiresti, väga pingelises olukorras omavahel koostööd tegema. Ja näiteks kui ma võtan oma magistritöö ka, siis näiteks midagi, mida Terviseameti esindajad välja tõid hästi positiivsena on see, et näiteks nemad varem koolidega, koolijuhtide ja kohalike omavalitsustega nii tihedalt, nad isegi ei teadnud neid inimesi. Neil tekkis sellisest kriisiolukorrast täiesti vajaduspõhiselt võrgustik, mis tegelikult siiamaani on kasutusel, et kas see alati peab kriis olema, mis meid kokku toob. Aga ma arvan, et me oleme selles mõttes teinud arengusamme ja kindlasti on see nagu valdkondade vaheline koostöö tugevam, kui ta oli enne, aga pikk tee on ilmselt ka minna. No suur tänu, Johanna, et sa leidsid aega. Veel kord palju õnne magistri lõpetamise eest, cum laude eest ja head jätku sulle siis praktiseerida seda, mida sa oled õppinud. Aitäh kutsumast! Tänan!